Mina olen Stella, elan siin koos oma elukaaslase Egeti ja oma koera ja kassiga. Sattusime siia nii tegelikult, et mõlemad vaatasime seda projekti juba enne seda, kui me olime üldse koos. Otsisime mõlemad oma esimest kodu, enda korterit ja juhtumisi siis vahepeal me saime kokku ja see plaan meile mõlemale väga sobis. Oligi see, et mina tahtsin kindlasti, et oleks lõuna ja õhtupäike ja et oleks palju valgust, suured aknad ja kindlasti terrass. Ja jah, see vastas nagu kõigile meie nõuetele. Kass ja koer on väga hästi kohanenud, et varasemas korteris oli võimalus alati kassile kuskil ära joosta ja aga siin ta on sunnitud koeraga nagu lähedamalt olema ja ta saab selle vist isegi, ma arvan, paremini läbi, et ma näen neid sageli rohkem koos, kui nad võib-olla varem olid. Neile hästi meeldib istuda siin akna all ja koos inimesi ja teisi loomi vaadata, et uudishimu ühendab. Kodu soetamise protsess oli tegelikult oluliselt lihtsam, kui ma kartsin alguses. Et kõik on rääkinud hirmujutte, kuidas neil tähtaeg venivad kuid pikalt ja kõik on valesti, midagi ei sobi, aga midagi Liveniga on kõik väga sujuvalt läinud, et ikka on siin-seal mingeid asju, mis võib-olla vaja parandamist, aga üldprotsess on väga nagu tore olnud ja just see nagu extra mile, mis siis kliendina oleme tajunud, et see on tore. Sisustamise inspiratsiooni sain, ma arvan, peamiselt erinevad katalooge ja internetilehekülge vaadates Instagramist, Pinterestist, et mul oli oma visioon, mida ma tahtsin ellu viia ja siis ma kogusin lihtsalt selle täiendamiseks mõtteid igalt poolt netist peamiselt. Sisustamisel tegelikult oli väga palju kaasatud, et õnneks meil on üsna sarnane maitse, suuri lahkhelisid ei olnud, on mingid asjad, mis on nagu kompromiss minu poolt, mingid asjad, millega tema tuli vastu, aga üldplaanis on see ikkagi nagu meie ühine, et alati, kui mul midagi välja sai vaadata, siis ma kinnitasin temaga üle või siis vaatasime koos, et ma olin ilmselt rohkem kaasatud kui tema, aga ta oli väga kaasatud. Hästi palju tegime siin ise, kuna see on meie esimene kodu, kus seda teha. Seinad värvisin ise kõik, mis on eritooni. Egert pani ise nullist köögi kokku, sest see oli tema bucket listis, mida tahtis teha. Töötasapinnad tegelikult töötlesin ise, et lasime nad teha eritellimusena. Toimetamist on olnud juba selle 2 nädala jooksul päris palju ja ilmselt tuleb veel kõvasti juurde, et plaane on päris palju, mida ei ole jõudnud lihtsalt teha. Mida me veel tahaksime teha? Tahaksime panna siia teist tooni sellised telliskivid erinevatesse seintesse. WC-sse tahaks ehitada sisse natuke rohkem kapilahendusi või riiulilahendusi, kus saab asju mugavalt ära panna, nii et oleks nagu puhtam ja selgem ja silmalt ära ja praktilisem. Kõige aeganõudnem siiani on kindlasti olnud köögi kokkupanek, et sellega reaalselt, kui ma arvasin, et me jõuame võib-olla nädalavahetusega või poole nädalaga tehtud, siis selle kulus ikka nagu 2 täisnädalat ära. Kõige rohkem mööbliesemetest on mul meeldinud esiku väike kummut, mida ma otsisin päris kaua. Aga mis mulle väga meeldib, mis läheb kuidagi selle üldise stiiliga, mis mul siia on soov tekitada hästi kokku. Mööbli olen tegelikult kokku otsinud väga erinevatest kohtadest. Osa on pärit siitsamast Eestist, Nordic Design Home'ist. Osa ma olen tellinud netilehekülgedelt ja osa on pärit Ikeast, et on väga häid asju olemas erinevates kohtades, et ei pea olema kõik ühest kohast. Valgustit enamjaolt olen leidnud Skandinaavia Design Centeri lehelt. Kardinad ja osad kapid sain Greta abiga Livenist. Väga ootan juba kevadet, kui kõik läheb roheliseks, ma saan hakata rõdul toimetama, panna sinna taimi ja mööblit ja nädalavahetusel rõdu hommikusöögid. Ma arvan, et kodust teeb hingega kodu just see aeg, kui inimesed seal sees elavad ja toovad omi asju rohkem juurde. Mälestused,
soojus